Nii, tere siis kõigile ja ma püüan täna teha lühemalt kui tavaliselt. Tavaliselt ma teen ka väga lühikeselt, aga seekord ma püüan veel lühemalt teha, sest meil on täna siin veel mitu erinevat osa. Ja üks esimene asi, mis ma tahtsin öelda, kui ma meid täna siin vaatasin ülistamas, siis kas te olete kuulnud sellest, et Kristusel on ainult üks kogudus, mille pea on tema. Ei ole olemas 100 Kristust igal pool erinevates kohtades, on ainult üks Kristus ja üks kogudus. Ja see ei tee sind koguduse liikmeks, kas sa oled kuskil ametlikult liige või sul on mingisugune staatus või sul on mingisugune oma roll täita, vaid see, kas sa oled ülalt sündinud, kas sa oled temaga lepingus, kas sa oled tema oma, kas sa oled kinnitatud tema pühavaimu pitseriga. Ja kui sa oled, siis ei ole mitte mingisugust vahet, kus sa käid, kus sa kuuled, kus riigis sa elad, mis rahvuses sa oled. Sellepärast, et ainult üks on koguduse pea ja see on Jeesus Kristus. Ainult üks. Ja miks ma seda räägin, see ei ole tänane teema üldse, vaid ma seda ütlen lihtsalt sellepärast, et kuna me täna tahame pärast minu väga lühikest ja põgusat jutlust õnnistada ka Kellita, kes on täna võib-olla lähiajal loodetavasti viimast korda meie seas. Ma mõtlen selles mõttes loodetavasti, et ta tuleb mõnikord ikka meile külla võib-olla. Et ta läheb ära Ameerika Ühendriikidesse õppima ja ka elama. Ja kui ma selle peale nagu mõtlesin, siis ma tuligi nagu äkki südamesse ülistuse aeg. Kelly on meil ülistusjuht olnud siin nii palju, kui ta siin on käinud ja on seda tööd võtnud väga südamega, siis tuligi mul nagu meeldetuletusena öelda, et on ainult üks kogudus. Ei ole vahet, kas sa oled täna siin või sa oled homme Ameerika Ühendriikides või ülehomme oled sa kuskil Aafrika mandril teenimas. Vahet ei ole. Sa kuulud sellesse samasse kogudusse. Mitte sellesse siin, vaid sellesse, mis on taevas. Mis on alguse saanud taevast. Ja see tähendab seda, et me ei peaks võib-olla alati, mina vähemalt niimoodi ei tee tavaliselt, et kui inimene on täna siin ja praegu, et siis me palvetame tema pärast, aga kui ta läheb ära kuskile kaugele maale ja võib-olla ei helista sulle enam iga päev või ei saada sõnumeid, et siis ta ei ole enam nagu see, kes on üks sinuga. Ja ta tegelikult on täpselt samamoodi ikka see, kes on meie osa, kes on paljude teiste osa, kus iganes osadusest ta kuulub, kus ta käib, kus ta käinud on ja sellepärast lihtsalt tahan teha üleskutse, et Kelly pärast palvetada jätkuvalt, kui ta läheb sinna. Võõral maal ei ole tihtipeale kerge rebida ennast kõigest sellest siin lahti ja minna. See tundub küll põnev, aga seal on alati ka oma hinda, mis tuleb maksta. Ja sellepärast ma teengi siis selle üleskutse, et palvetada tema eest ja kindlasti, kes soovib ka rahaliselt teda õnnistada, siis see on ka väga teretulnud, nii et ma arvan, et me paneme mingiks ajaks üles ka tema kontonumbri. Meil on nüüd tänasest lõpuks parem hilja kui mitte kunagi üleval meie kodulehekülg nahtamatumaelm.ee, nii et keegi juba tutvus sellega siin ja sinna me saame panna erinevat informatsiooni ja erinevaid kontonumbreid ja kõike seda, kes vajavad toetust. Et tema läheb nagu missionär nüüd Ameerika Ühendriike päästma, ma kujutan ette, eks ole, on ju, amen, eks ju. Nemad vajavad ka päästmist. Et keegi ütles, et USAs on endalgi palju jutlustajaid ja ülistajaid, aga meie ei tea kunagi, kuidas Jumal kedagi kasutada tahab. Ja me näeme läbi ajaloo, et Jumal võtab kuskilt, kes polegi võib-olla mingisugune kuulus inimene kuskilt, ta võtab kellegi ja tal on oma tähtis ülesanne selle inimesele. Ja kas see sünnib, see sõltub ainult sellest, kui palju sa ütled Jeesusele ja. Ja kui sa teed tema tahet, siis see ka sünnib. Nii et me pärast kindlasti palvetame ja saadame ta õnnistusega teele, aga nendele, kes meid YouTube'is jälgivad, siis anname ka selle võimaluse
meie kodulehega tutvuda. Ütlen uuesti nahkamatumaailm.ee, kus on siis edaspidi üleval kõik informatsioon, meie jutlused, meie raadiosaateid, erinevad, mis on tulekul. Nii et sealt saab siis kõike seda informatsiooni ka hiljem lugeda ja kindlasti Kelly annab ka tagasisidet meile, ma usun, kuidas tal seal läheb suurel missionipõllul, mis on tõesti suur. Nii et see oli väike selline sissejuhatus. Tahtsin veel öelda ka, et seal kodulehel on vist teadaannete all on ka üks kursus, mis on tulekul ja siis võite ka vaadata ja tutvuda selle kursusega, nende pealkirjade ja teemadega. Nii et lähme siis tänase teema juurde ja see teema on selline, mis ma usun kõnetab meid kõiki ja kõigepealt ma alustan Luuka evangeeliumist ja 6. peatükist ja 46. salmist. Ja siis ma seon selle kirjakoha hoopis ühe natukene nagu teist laadi kirjakohaga ja vaatame, kuidas see sõnum siis esile tuleb, mis siis on mu südamesse pannud on. Nii, 46 salm alates siis. Aga miks te mind hüüate, issand, ega tee, mida ma ütlen? Igaüks, kes tuleb minu juure ja kuuleb mu sõnu ning teeb nende järele, ma näitan teile, kelle sarnane ta on. Ta on inimese sarnane, kes maja ehitades kaevas ja võttis sügavasse ning rajas tema aluse kaljule. Kui siis suur vesi tuli, murdus vool vastu seda maja ja ei suutnud seda kõigutada, sest see oli hästi ehitatud. Aga kes kuuleb ega tee, on inimese sarnane, kes maja rajas maa peale ilma aluseta ja voolav vesi rõhus selle vastu ja see langes kohe kokku ja selle maja varisemine oli suur. Et siin me näeme, kuidas Jeesus räägib, et väga palju sõltub sellest, just nagu ma praegu mainisin, et asjad saavad sündima sinu elus, kui sa teed selle järgi, mida Kristus ütleb sulle teha. Ja kui sa kuuled tema sõna ja teed selle järgi, see tagab sulle ühe võimsa maja ehituse ühel hetkel, mis on toetatud kaljule ja kui tulevad tormituuled või veed või tulvaveed, siis see jääb püsima. Ta ütleb, et need tulevad, aga need murduvad selle vastas. Nad ei saa jagu sellest, sest need voolavad veed tulevad ikka. Seda ei ole, et nad ei tule. Ja kui mina olin väga noor kristlane, siis ma nägin sellise väga tähendusliku unenäo, mida ma tollel ajal ei osanud isegi kohe tõlgendada. Ma nägin unes, et ma olin ühe suure laeva peal ja see laev oli suurel avamerel, seal oli väga palju rahvast peal. Ja siis hakkasid tulema sellised suured tormised lained ja need uhtusid kogu aeg üle nii-öelda selline nagu praami moodi, siis, kus olid lahtised küljed. Ja ühel hetkel, kui see kõikumine läks nii suureks ja need lained hakkasid nii tugevalt üle selle laeva uhtuma, siis väga paljud inimesed ei suutnud enam kinni hoida. Nad lasid lahti ja meri võttis nad. Kuni lõpuks oli jäänud väike käpudes inimesi ainult sinna laeva peale. Ja mina olin üks nendest. Ja ma olin sellepärast, mitte sellepärast, et ma oleksin tugev kangelane ja suudaks kuskil hammaste ja küntega kinni rippuda, vaid ma lihtsalt olin oma selja toetanud vastu seda laeva nii-öelda keskpunkti. Ma olin nagu seal keskel ja ma teadsin, et kui ma toetan kõvasti selle laeva nii-öelda seina vastu ja hoian kinni, siis minuga ei saa mitte midagi juhtuda ja ei juhtunudki. Teised olid väga paljud, kes olid kuskil seal niisama lahtiselt ringi jalutanud, olid uhutud merre. Ja ma sain hiljem aru, et see on üks väga tõsine selline, nagu ma ütleksin, prohvetlik sõnum, et algus on meil kõigil võrdne. Kui me sünnime siia füüsilisse maailma, on ka teatud mõttes, me kõik tuleme ühtemoodi, meil ei ole riideid seljas. Jah, me ei saa valida oma vanemaid ega rahvust ega majanduslikku seisu, kui me sünnime, aga meil on kõigil tegelikult üks ühtemoodi algus. Ja samamoodi on ka see, kui me tuleme Kristuse juurde ja me sünnime uuesti,
siis meil on ühtemoodi algus, sellepärast et tema on meid kutsunud. Me teame seda, et Kristusesse sa ei saa ise ennast kutsuda ega sa ei saa ennast valida. Sa vastad tema kutsele, tema kutsub sind, sa tuled ja sulle antakse üks võrdne võimalus teistega see võidujooks joosta ja see võidujooks edukalt lõpetada. Aga selleks, et sa saaksid selle võidujooksu joosta ja edukalt lõpetada, pead sa mõistma seda, et nii kaua, kui sa selles maailmas elad, ei ole ainult päikesepaistelised ilmad, ei ole ainult seda, et on tuulevaikus ja vihma mitte kunagi ei saja, vaid on erinevad ilmad. Ja tegelikult iga olukord, mis sinu ellu tuleb, sellel on üks hääl. Igal olukorral on üks hääl, mida ta sulle räägib. Ja kui sa kuulad seda olukorra häält, mida ta sulle räägib, siis sa kaotad. Sellepärast, et Jumal käsib kuulata sind tema häält, mida tema sulle ütleb selle asja kohta. See on see, et sa siis ei kõigu, sa siis ei lase ennast ära uhuda, sa siis ei kuku kokku sinu maja, kui sa kuuled seda, mida tema sulle ütleb, mitte seda, mida ütleb see olukord. Ja kui me näeme, et siin keegi on astunud mu prillide peale, vabandust, need on nii kõverad, et ma pean kuidagi niimoodi vaatama siit. Ärge palun naerge, see on nii tõsine teema, aga okei, võite naerda küll muidugi. Et kui me näeme siin, et tuli suur vesi tuli, murdus vool vastu seda maja ja ei suutnud seda kõigutada. Kas sina tahad olla sellises majas, mida ükski suur vesi ei suuda kõigutada, vaid see suur vesi murdub ise, voolab ühele poole, teise poole ja ta ei suuda sellele majale mitte midagi teha. Ja kui ma vaatasin seda kirja kohta, siis mind väga kõnetas just nimelt see, et see suur vesi ongi olukord. See on tegelikult üks situatsioon, üks olukord, mis tuleb ja ta üritab seda maja nii-öelda lammutada, kõigutada, hävitada, aga ta ei suuda, sest see on kaljule rajatud. Ja ta ütleb lihtsalt, me teame, et Jeesus on kalju ja me rajame kõik Jeesusele, me teame seda kõik, aga Jeesus ise ütleb selle kohta, kes teeb, mida mina ütlen. Kes kuuleb ja teeb, mida mina ütlen. Mitte seda, et ta kuuleb ja ta ei tee, mida mina ütlen. Ta väga tõsiselt räägib sellest. Ja nüüd see suur vesi ongi tegelikult üks olukord, millel on ka üks hääl, millel on üks sõnum sinu elus. Ja mõtle praegu selle peale, mis on see olukord, kus sina vajad läbimurret. Mõtle selle peale, sa ei pea kõvasti ütlema, sellepärast siis teised ka kuulevad. Muidu me saame ju hoida endale kõik, eks ole. Ja küll selline nali. Et selles mõttes, mis on see olukord, kus sina vajad praegu läbimurret, mis olukord räägib praegu sinule nähtavalt ja nii, et ta nagu kõnetab sind. Ja ma loen ühe teise kirjakoha nüüd selle kinnituseks ja see tundub alguses, et see on hoopis teistsugune, teine teema, aga siin tuleb täpselt sama asi välja. Ja see on Matteuse evangeeliumi 8. salm ja see räägib pidalitõbise terveks tegemisest. Aga kui tema astus mäelt alla, Jeesus siis, järgis teda palju rahvast ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha tema ette ning ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid sai ta oma pidalitõvest puhtaks. Ja Jeesus ütles temale, katsu, et sa seda ühelegi ei ütle, vaid mine näita ennast preestritele ja vii ohvriand, mille Mooses on seadnud neile tunnistuseks. Mis on selle kirjakoha nii-öelda see tuumlause? Tuumlause on see, et pidalitõbi üldse, meil õnneks ei ole praegu seda maailmas väga palju, kohati ja muidugi on võib-olla mõnedes kohtades, see oli needus. See oli väga tõsine asi. Inimene pandi väljaspool leeri ja ta pidi hüüdma roojale, kui tal oli pidalitõbine. Teda ei lastud isegi leeri, ta oli tegelikult neetud. See oli väga tõsine ja parandamatu haigus põhimõtteliselt. Ainult ime võis seda päästa. Ehk siis pidalitõbi oli midagi, mitte ainult, et ta oli väga tõsine meditsiiniliselt haigus, mida ei saanud ravida, aga ta oli ka tihti selline vaimse nii-öelda patu ja needmise sümbol, see pidalitõbi.
seda on ka võrreldud piiblis mitmeid kordi. Ja nüüd on siin inimene, kes tegelikult usub, et Jeesus võib teda terveks teha. On ju, ta ütleb ise, kui sa tahad, siis sa võid mind terveks teha. Kui sa tahad. Ja nüüd on jällegi need kaks asja, millest ma olen mitmeid kordi rääkinud, mida isiklikult Jeesus mulle ütles. Ime sünnib sinu elus, kui sa usud, et Jeesus on võimeline seda tegema. Punkt 2. Ja ta tahab seda teha sinu jaoks täna ja praegu. Ja tookord, kui Jeesus mulle seda ütles, ta ütles ka seda, et enamus inimesi ei usu seda viimast. Nad usuvad, et Jeesus on võimeline tegema. Enamus kristlasi, ma usun, kõik kristlased usuvad seda. Aga neil on probleem sellega, kas tema tahab seda täna ja minule just praegu teha. Vaat siin on see konks, millega meil tuleb tegelikult võidelda ja võita. Mitte selles esimeses lause pooles ei ole seda konksu. Ja nüüd, kui see pidalitõbine tuli, siis miks ta üldse kahtles? Et kui sa tahad, siis sa võid mind puhtaks teha. Miks ta üldse kahtles? Sellepärast, et tõenäoliselt, kui sa oled pidalitõbine, sellel ajal, siis sa oledki tegelikult ära tõugatu. Sa oled neetu, sa oled nobody, sa oled mitte keegi. Ilmselt mitte keegi ei hooli sinust enam, sest sa oled täiesti omadega augusa. Sul on parandamatu haigus, sa oled tegelikult piibli järgi neetu. Ja see oli see põhjus, miks ta ütles, kui sa tahad, siis sa võid meid puhtaks teha. Ja mis Jeesus talle vastas, ma tahan, saa puhtaks. Ja see ime sündis. See on see ainuke asi, mis meil on täna puudu läbimurdest meie elus. Kas sa usud, et Jeesus ütleb, ma tahan sinule täna ja praegu seda teha. Ma päriselt tahan. Kuula hoolega. Ma ütlen seda Jumala vaimus praegu. Kas sa päriselt usud, et Jumal tahab tervendada, vabastada, anda sulle midagi, mida sa oled palvetanud, vabastada millegist täna ja praegu? Et see, mida Jumala tahe räägib meile piiblis, kehtib sinu jaoks täna ja praegu. Kui sa seda ei usu, siis sa pead jõudma selle usuni. Sellepärast, et läbimurre on raske tulema, kui sa tegelikult ei usu. Sellepärast, et ma ei räägi praegu üldse ainult tervenemisest. Tervenemine oli konkreetselt, mis seda pidalitõbist, eks ole, puudutas on ju. Aga ometi tegelikult need, kes ootasid Messiat, nemad teadsid seda, et Jeesus tervendab. Messia tervendab. Miks sa teadsid seda? Juba Jesaja ju profeteeris neile, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud, on nii. Nad pidid seda teadma, aga ometi pidalitõbine ütleb, kui sa tahad. Tegelikult oli see teada, et see on juba paketis. Jeesus käis igal pool ja tervendas haigeid, vabastas, ajas kuri vaime välja. On ju nii? Aga ometi inimene, kes oli tegelikult nagu neetu. Ma räägin praegu üldises, ma ei hakka detailidesse laskuma, eks ole. Esitas küsimuse, aga mina, kas sa mulle ka tahad seda teha? Kas see mulle ka kuulub, mida sa teistele teed? Kas see mulle ka kuulub, mida sa oled oma sõnas igale pool tõotanud? Kas mina ka saan sellest osa? Ta kahtles ilmselt sellest, ta ei oleks muidu küsinud, eks ole. Ja Jeesus vastas talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja see on niivõrd oluline, et me saame aru, kus on see konksa. Miks me tihti peale ei oma usujulgust, et vastu võtta see, mis sulle juba kuulub. Mis puudutab tervenemist, siis selle kohta on piiblis öeldud, et tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Vanas testamendis said samamoodi inimesed terveks, kui juhtusid samamoodi imed. Aga uue lepingu ajal on see osa paketist piibli järgi. Sest seda väga palju tsiteeritakse samamoodi piiblis. Minge kuulutage keelumi ja tehke selle paika haiget terveks. Väga lihtne, on ju. Minge võtke kõik ja tehke terveks. See on täiesti elementaarne asi. Aga miks ei saa siis inimesed oma imet kätte võtta? Sellepärast, et su vastuvõtlikkuse tasand on haige. Ta on katkine. Ta peab saama terveks, et sa saad aru, et sina oled täpselt sama väärtuslik kui ükskõik missugune teine inimene siin maailmas. Et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Et see kuulub täpselt samamoodi sulle kui teistele.
ja mis on nüüd see, miks ma rääkisin olukorrast ja miks ma rääkisin sellest pidalitõbisest. Pidalitõbine vaatas oma olukorra peale. Ta sai aru, et Jeesus on tervendaja. Ta sai aru, et Jeesus on see, kes teeb terveks selle paiga haiged, eks ole. Aga ometi ta vaatas oma lootusetuse olukorda ja mõtles, kas see tõesti minule ka kehtib. Vaevalt küll, sest ma olen pidalitõbine. Ma olen neetu, ma olen ära tõugatu. Ma olen see, kes peab hüüdma roojane. Kas mina ka tõesti selle saan? Ja Jeesus tuli talle appi, kui ta küsis ja hüüdis tema poole ja vastas talle. Ta ei jätnud teda teadmatusse. Ja esimene asi, mis ma tahaks nagu sellel teekonnal öelda, et purustada kõik see, mis takistab sul vastu võtmast läbimurret. See on selle asja point, eks ole. Midagi, mis takistab sul vastu võtmast. See esimene asi on see, et sa pead tegema endale selgeks, et kui sina palud Jumala käest tarkust, kui sina küsid tema käest vastust, siis ta annab sulle selle. Muide, väga paljud inimesed ei usu seda, et Jumal vastab. Jumal vastab sulle, kui sa küsid. Ja selle eelduseks on see, et sa usud, et ta räägib sinuga, et ta vastab sinule palvele. Kui sina ootad praegu läbimurret, on see siis tervenemine, on see mingi muu asi, siis esimene eeldus on see, et sa tegelikult oled valmis paluma, aga sa oled valmis mida tegema? Ka kuulma, mida ta ütleb sulle. Kui sa ei ole valmis kuulma tema käest, siis sa ei kuule ka. Mis tähendab, ma ei ole valmis kuulma? Ma tean, millest ma räägin. See, kui sa ei ole valmis kuulma, see tähendab seda, et sa ei taha kuulda. Sest äkki ta ütleb midagi sellist, mis ei sobi sinu eluga kokku. See ei ole minu tunnistus endal, aga ma lihtsalt tean, millest ma räägin. See, et sa oled valmis kuulma tema käest, see tähendab seda, et sa oled valmis panema kogu oma elu altarile ja ütlema, mida iganes, aga sinu taha sündigu minu elus. Ja ma pean teadma, mida sina selle olukorda räägid. Ma mõtlen konkreetselt läbimurret praegu. Mis iganes, on see haigus, on see mingi muu asi su elus, on see mingi sõltuvus, on see mingi 3.-4. asi. Sa lihtsalt pead võtma praegu selle esimese punkti ja ütlema, Jumal, mina usun, et sa tahad minuga rääkida. Selles asjas, ma räägin konkreetsest asjast praegu. Ma mõtlen, sa vajad mingit tarkust oma elu jaoks. Kuidas ma selle asja lahendatud saan, kuidas ma selles asjas läbimurde saan, mis on minu osa selles asjas teha. Sa ei kuule enne, kui sa ei ole valmis kuulma. Sellepärast, et võib-olla me kardame tihti peale, et äkki võetakse mõni meie mänguasi ära. Või äkki midagi Jumal ütleb seda või teist või kolmandat, mis mul ei sobi näiteks. On ju. Ära muretse. Ta on sinu isa. Ja kui meie heade lapsevanematena anname häid ande oma lastele, siis miks me peaks arvama, et Jumal, kes on loonud meid oma näo järgi, tahab kindlasti, et me piinleksime ja väänleksime ja kuidagi teadmatuses ja pimeduses eksleksime. See on vaenlase vale. Ja sellepärast ma tahan kõigepealt toonitada, et sinu usk kasvaks sellesse, et mis iganes on see sõna, mida sina täna enda jaoks vajad, usu, et sa saad selle. Usu, kui tema vastas sellele pidalitõbisele ja ütles, ma tahan, et sa saad puhtaks, siis mina usun, et ta vastab sinu olukorras samamoodi. Mis sina pead tegema selle asjaga või mismoodi pead sina, kas sul on üldse midagi või sa vajad lihtsalt kinnitust, et ta ütleb sulle, jah, ma tahan, et sa selle saad. Ma tahan, et sa saad läbi murde selles asjas. Ma tahan, et sa saad selle vajaliku summa, mis sul vaja on. Ma tahan, et sa saad endale näiteks silmanägemise tagasi. Ma tahan, et sa saad selle. Sa vajad seda kuulda, sest kui sa ei tea Jumala tahet, siis see usk ei toimi. Sa tead teoreetiliselt, nagu ma ütlesin, see 2 poolt. Sa tead teoreetiliselt, et Jumal on kõik võimas ja ta võib sulle selle anda. On nii? Aga kas täna ja praegu minu jaoks? Siin on see konks, mis tihtipeale tuleb ja hakkab meie sees ketrama. On nii? On keegi kogenud üldse midagi sellist, et hakkab palvetama ja järsku Jumal, sa tunned kuidagi, aga ma ei tea, äkki Jumal ei taha seda anda mulle. Äkki midagi, ma olen ise süüdi millegis või ma pean midagi teistmoodi tegema või ma ei ole piisav äkki või on nii?
on keegi tundnud peale minu veel sellist asja? Nii tore, mitte sellepärast, et teil niimoodi läheb, aga ma lihtsalt vajan ka kinnitust, et muidu ma räägin ja mõtlen, et kas mina olengi ainuke see, kes kogu aeg nagu seda vajab. Ei, nii. Ja nüüd, kui sa saad selle sõna, mis on järgmine samm on see, mis mu südamesse tuli. Ma ei tea, kellele see sõna on, aga mul tuli väga tõsiselt öelda, ära räägi oma asju igale inimesele. Kui Jumal on midagi sulle usaldanud, kui Jumal on mingi seemne sinu sisse pannud, siis vaata hoolega, kellega sa sellest räägid ja kellele sa seda jagada. Sellepärast, et hingevaenlane tuleb kohe testima sinu usku, kui sa oled mingis asjas selle sõna saanud. Ja väga tihti ta kasutab selleks kahjuks teisi inimesi. Ta kasutas, me teame, Peetrust, kui Jeesus kuulutas ette oma surma ja üles tõusmist, on ju. Me teame kõik seda lugu, eks ole, et ärgu see sulle sündi kui nii edasi. Aga mul on olnud selliseid situatsioone, kus ma ei saa rääkida siin loomulikult nimedest või konkreetsetest detailidest, aga kunagi aastaid tagasi Jumal oli ka pannud usu läbi minu sisse ühe asja ja ma vajasin selleks ka mingisuguseid dokumente ja pabereid, mida ma uskusin, et ma saan, sest ma teadsin, et Jumal on selle sõna mulle andnud. Ja siis ma rääkisin suvaliselt ühele inimesele, kellega ma lihtsalt autoga sõitsin koos ja ütlesin, et näed, et Jumal rääkis sellist asja mulle, ma tunnen, ma pean tegema seda ja ma juba liigun selles suunas ja halleluuja. Ja see inimene, ma olen täitsa kindel, et ta ei olnud üldse pahatahtlik, aga ta ütles nii, et ma ei tea, kas sa saad ikka need dokumendid korda. Kas see läheb ikka nii, nagu sa arvad või? Ja see suvaline inimene lihtsalt. Ja selle sõna kaudu äkki tuli mulle sisse kõhklus. Üks selline, nagu oleks keegi tahtnud ära röövida mu seest midagi. Ja kujuta ette, ma ei saanudki neid dokumente. Ma ei saanudki ja ma pidin igasugust vaeva nägema, et lõpuks asjad korda saada. Ja siis ma nagu mõtlesin, et huvitav, et ta oli täitsa nagu võõras inimene mulle suhteliselt. Et kuidas on võimalik, et keegi tuleb ja röövib ära selle ususeemne sinu seest. Ja siis Jumal ütles, et vaata, kui Jeesus läks üles äratama seda surnud tüdrukut, ta ajas kõik välja sealt. Sellepärast, et seal oli nii palju uskmatust. Seal oli nii palju sellist asja, kus inimesed oma mõistuse ja oma mõtteviisiga ja oma loogikaga üritasid selgeks teha, et tüdruk on läinud. Et ära enam siin midagi tee ega palveta, sest see tüdruk on läinud, ta on surnud. Ja kui Jeesus isegi ütles, et ta ei ole surnud, ta magab, siis naerdi tema üle. Sest mis asja ta magab sinna, ta on surnud. On ju. Ja Jeesus ajas kõik välja peale vanemate ja mõne jüngri. Et säiliks see atmosfäär, mida Jumal parasjagu on valmistanud selle üleloomuliku hetke jaoks. Ja kui seal on inimesed, kes kõhklevad, kahtlevad ja panevad sinu sõnad küsimärgi alla ja sinu soovid küsimärgi alla, siis see võib tuua esile täielikult selle, et sa kaotad selle väikse usutera ära oma seest, mis su sisse oli istutatud. Nii et mul on väga südames öelda seda. Hoia oma ususeemet. Kui sina oled otsustanud usus käiva, ma rääkisin teile ka minust eelmine kord, et ma nägin unes, et ma käisin vee peal ja see vesi kandis mind imeliselt. Ja ma veel vaatasin, et päris hea, unes ma muidugi nii ei mõelnud, et näed, et ei peagi enam piletit ostma laeva peal, et lähed lihtsalt ja kõnnid ja võtad seljakoti selga ja lähed. Aga loomulikult oli see selline sümboolne asi ja siis ma nagu mõtlesin, et huvitav. Esimest korda, kus ma näen sellist asja, et sa käid vee peal ja sa saad vee peal käia ainult siis, ma ei mõtle praegu nüüd füüsiliselt, kui sa tegelikult oled pannud kaitse selle ususeemne ümber, mida Jumal on oma sõnaga sulle sisse istutanud ja hoiad ja kaitsed seda ja ei latre seda igal pool mööda küla laiali. Ma ütlen meelega sellise sõna just sellepärast, et tulevad inimesed, kes hakkavad ka arvustama sinu käike, igasuguseid asju ja ühel hetkel sa tunned, et tegelikult on keegi tahtnud ära röövida. Kaitse oma ususeemet, kui sa usus käid. Kui sa teed uue kokaretsepti saad endale, siis sa võid seda küll Facebookis jagada, sellepärast, et keegi ei hakka seda kokaretsepti sult ära varastama, sellepärast, et sa ei pea usus sööki tegema.
no see veel puuduks, eks ole, kui me hakkame usus sööke tegema, et näed, siin on tühi pott taga, usus mul on siin see ja see ja see. Me ei tee selliseid asju, see on füüsiline maailm ja seda sa võid jagada. Aga nähtamatu maailm on üleloomulik maailm. Ja ma räägin uuesti selle sisse selle isikliku näite, kus ma olen seda rääkinud, aga osad kindlasti ei ole seda kuulnud, kuidas ma võin täitsa, kus võin õpiku sellel hetkel välja anda sellest, mis tähendab usus käimine. Ja siis olid mu lapsed veel väikesed ja mul oli üks terviserünnak. Ja kui ma muidu normaalse inimesena oleks kindlasti kutsunud arsti ja tõenäoliselt oleks viidud mind haiglasse, siis sellel hetkel mul tuli nagu teadmine, et seekord ma seda teha ei tohi ja Jumal teeb ise mu terveks. Ma sain aastaid hiljem ka teada, miks ma ei oleks tohtinud minna sel hetkel haiglasse, aga see on hoopis teine teema. Ja mu sisse tuli teadmine, Jumala sõna, et ära kutsu arsti. Ma teen su ise terveks. Jäta meelde, kui sinul seda sõna ei ole, siis ära selle järgi mine, mis mina praegu räägin. Sa pead saama usu sõna, ma räägin sellest. Kui sul ei ole seda, siis sa ei saa ka vee peal käia, mõistad? Sa ei saa usus käia, sa ei saa mitte üheski asjast kellegi teise jutu peal usus käia või kellegi teise sõna peal välja astuda. Jumal ise peab ütlema, ma tahan saa puhtaks või ma teen seda sinu jaoks, mõistad? Ja kui tema ütleb sulle sõna, see võib olla, et see avaneb piiblis sulle, kui sa loed ja Jumal kõnetab sind läbi sõna, aga see võib olla ka otse reemana, et ta istutab sinu sisse konkreetse teadmise või sõna mingi asja kohta. Ja minu sees oli see teadmine. See ei tohi kutsuda praegu arsti. Aga see oli väga tõsine terviserike. Väga tõsine. Ma ei saa öelda, mis see oli, aga see oli väga tõsine terviserike. Ja mul läks 16 päeva. Ma kirjutasin üles iga päeva kohta, kui suur mu usumõõt on. Hommikul ärkasin üles, mõtlesin, ma elan veel. See on juba hea tunnistus. Nii, ma elan, ma usun, ei söö, ei joo, ikka elan. Nii. Ja nüüd läksid päevad mööda ja see terviserünnak mitte kuskile kadunud. Ma jäin nõrgemaks, mul oli kohutavalt halb olla. Ma mõtlesin, et ma annan otsad, ausalt, mul oli niivõrd halb olla. Ja siis ma palusin, et Jumala, kas ma ikka kuulsin sinu käest? Et siis tuleb see koht. See on täpselt nagu need rumalad neitsida. Kui peigmees ei tulnud, tuli uni peale, on ju. See on nii klassikaline näide, eks ole. Kui palve vastus kohe ei tule, siis tuleb uni peale ja heidame väiksele tudile, eks ole. No. Ja eks minul samamoodi hakkas tulema, et kaikki ma kuulsin valesti. Hakkasid kahtlused tulema. Et äkki ei ongi see niimoodi. Et äkki see on lõksa. Et ma tegelikult, ma ei tea, lähebki asi halvaks, on ju. Et kinnita mind, palun. Aga sees oli mul teadmine, et see oli Jumala käes, mõistate? Mõistus on see, mis kahtleb, on ju? Sees ma teadsin, et ma pean usus seisma ja ma saan terveks, aga see võtab aega. Ja kinnitus tuli. Kinnitus tuli minu alaealise lapse, kes oli tõeline laps, alles väike laps. Tema sai kinnituse. Ja ta ärkas hommikul üles ja tuli suure kisaga minu juurde ja ütles, ema, ma nägin täna sul unes, et sa läksid ära Jeesuse juurde. See lapse suu ei valeta. Selline kinnitus minu usule, kuidas ma võitlen ja sõitlen siin päevast päeva ja üritan nagu usu peal seista. Ja siis tuleb kõige puhtam ja siiram lapse hing, keda ma tean. Ja ütleb, emme ma nägin, et Jeesus võttis su ära ja sa läksid ära üles taevasse. Sa surid ära. Noh, selles mõttes, et tore, et lähed taevasse, aga minu jaoks sind enam ei ole siin maa peal, eks ju. Ise nutab, emme ära mine, see lapse pisarad, mille kujutad ette, eks ole, emme ära mine kuskile, ma ei taha, et sa ära sured. Vaat sellise kinnituse saatis mulle veel keegi ka 14. päeval. Ja siis ma mõtlesin, et vahet ei ole. Kui ma olen uskunud, siis ma usun lõpuni. Ja 16. päeval äkki olin silmapilkselt terve, plaks. Ja kõik mu sees oli taastunud, mu jõud oli taastunud, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Ja nii et 2 päeva enne seda, kui tuli suur läbimurre, see oli täielik ime. Ma ei saa seda rääkida, mis see täpselt oli, aga see oli tõeliselt
kriitiline aeg, 2 nädalat. Ja ma ütlen veel kord, et iga normaalne inimene oleks kindlasti kiirabis helistanud kohe, eks. Aga sa ei ole normaalne, kui sa käid usus, sest usk ei ole selle... Ei, ärge saage valesti aru. Ma tahan öelda seda, et sa ei ole selle maailma normaalsuses, kui sa oled otsustanud usus käia. Sellepärast, et välised märgid proovivad kõnetada sind hoopis teistmoodi. Ja see ei ole usk. Kui ma usun, et ma panen 3 kartulit potti ja siis ma usun, et nad saavad lõpuks keeduks ja keevad ära ja ma saan süüa neid. See ei ole usk, see on nägemine. See on olukord, mida sa näed. Kuigi mul juhtus selle asjaga ka üks päev naljakas asi. Panin 2 muna keema, läksin ära, võtma oli 3. Ma ütlesin, uskumatu lihtsalt. Ma tean, ma panin 2 muna keema ja nüüd on 3. Ja siis ma vaatasin, et ma olin 1 kartuli ka sinna pannud. Et ma tegelikult olin hakanud kartulit koorima juba lõunaks, et panen nad külma vette, väiksemad kartulid ja ma olin kuidagi ajameelsusest 1 kartuli ka munade sekka sokutanud ja teised olid nagu õiges kohas. Siis ma mõtlesin ka, et et paljunemisime on juba munad on hakanud paljunema siin keedu vees. Aga siiski see oli täiesti inimlik faktor, eks ole, minu ajameelsuse näol. Nii et selliseid asju juhtub ka mõnikord, aga selleks ei ole sul usku vaja, eks ju, muidugi jah, kui 2 munalne tõesti ja 3 tuleb juurde, siis on võib-olla vaja, aga ma arvan, et see on selle väline asi. Nii et selles mõttes Jumal tervendas mind imeliselt sekundiga 16. päeval ja vahetult ennem seda, kui see läbimurre tuli kõige suurem nii-öelda asi, mis mind üldse maha kiskuda sai. Sealt kandis, kus ma ei oleks seda iialgi oodanud, kus ma ei oleks seda iialgi arvanud. Ja nüüd see on see koht, et mis ma ette lugesin alguses, esimene kirjakoht. Kui tema ütleb sulle midagi, siis ei tähenda see, kui palju neid vetevoogusi või asju nagu tuleb. Sa pead lõpuni seisma selle sõna peal, mida tema on sulle öelnud. Saite aru? Aga kui ta ei ole sulle öelnud, siis ära seisa selle usu peal, sellepärast, et see ei kanna sind. Mõistad? Tema sõna on sinu alus. Sama sa võid võtta Jumala sõnast. Sa loed ühe tõotuse ja ühel hetkel Jumala vaim teeb selle elavaks sinu jaoks. Ja sa saad aru, see tõotus on täna ja praegu minu jaoks. On nii? Sa loed sõnast ja sa saad selle. Aga kõiki asju ei ole siin sõnas. Kõiki asju ei ole siin sõnas, mis su igapäevast elu puudutab. Nii et selles mõttes on väga oluline, et sa kaitsed oma usulast ja viimane asi, mis ma tahan lihtsalt kinnituseks öelda, mis Jumala vaim mulle nagu südamesse pani, täna kuidagi väga eriliselt veel kinnitas seda üle ja ütles, et ma olen paljude inimeste jaoks asjad valmis pannud juba. Nad on palunud, aga need asjad on ammu valmis pandud. Nad ei suuda vastu võtta. Et palu Jumala käest, et kõik see saaks eemaldatud, mis takistab sul vastu võtmast. Et ma nägin nagu vaimus, kuidas palve vastused on ukse taga juba koputavad. Nad on ukse taga juba, nad on juba valmistatud Jumala poolt sinu jaoks, mida sa oled palvetanud. Aga inimesed ei suuda vastu võtta. Sellepärast, et nende minapilt esiteks, nende arusaamine, millal ja mis tingimustel Jumal vastab, on nii minakeskne tihti peale, et nad arvavad, et nad peavad ennem täiuslikuks saama, siis saab Jumal nende palvetele vastata. Ei, see ei sõltu sellest, milline sina oled teatud asjades, mis Jumal on sinu eest nii-öelda valmistanud, vaid sellest, kes tema on. Saad aru sellest? Kas sa arvad, et see pidalitõbine, kes ütles, kui sa võid mind terveks teha, oli perfektne, puhas, ilma ühegi veata inimene, kes polnud mitte kunagi eksinud ega mingit patu teinud. Ta oli täiuslikuks, sai sel hetkel just, kui Jeesus mööda läks. Ta oli just saanud täiuslikuks ja tema täiusest oli puudu ainult see, et oli pidalitõbine. Ei olnud nii, kindlasti ei olnud nii. Küsimus ei olnud ju selles, mida see inimene oli teinud või missugune ta oli. Küsimus oli selles, kes Jeesus oli ja mida tema oli teinud. Ja kui ta sai selle ime, me ei tea sellest pidalitõbisest edasi, aga ma usun, et kui sa saad nagu sellise puudutuse Jeesuse käest, siis sa paned ka oma teised asjad oma elus korda. See käib alati vastupidi. Mäletate, ma rääkisin, kui ma tegin ühe raadiosaate
ja kutsusin 2 napsitanud meest kirikusse. Või lihtsalt tegin tänavaküsitlust. Ma küsisin kõiki, kes vastu tulid. Konkreetselt küsisin, et kas te olete käinud kuskil koguduses ja kas te tahaksite minna kogudusse. Inimesed andsid hämmastavaid vastuseid. Täitsa võõrad tänava peal. No ma ei tea, mis ma paha olin teinud, et mind sellist saadet tegema, aga see tõesti on lihtne. Aga käisin, oma suur kast oli kaasas ja mikrofon oli käes ja suvereporter, eks ole. Käisin mööda tänavad ringi, küsisin, et kuidas teil suhe jumalaga on inimeste käest, eks ole, et see õudne. No nii, ja siis need 2 meest, kes olid natuke napsitanud, vähemalt tundus nii, ütles, et me ei saa minna kirikusse, me tahaks õudselt minna, aga me ei saa minna. Seepärast, et me võtame napsu. Ma ütlesin, et aga kas siis, kui te enam napsu ei võta, siis saate minna kirikusse. Ta ütles, jah, aga ma ei usu, et siin aeg tuleb. Ja siis ma nagu mõtlesin, et aga mina olen lugenud Piiblist, et Jeesus tuli nagu patuste pärast, mitte õigete pärast. Ja arsti vajavad haiged, mitte terved. Et kui sa oled haige ja kui sa oled patuna, siis on see, et sa vajad Jeesust. On nii? Sa ei saa ennem täiuslikuks, kui tema teeb sind täiuslikuks. See on üks vaenlase põhivalesid. Ja see põhivale on ka see, mis võtab sul, ma olen sellest iga kord seda toonitan, võtab ära julguse tulla tema aujärje ette ja saada abi õigeks ajaks. See, et sa näed oma ebatäiuslikkust, võtab ära julguse uskuda. See võtab ära julguse vastu võtta seda, mis ta on sulle valmistanud juba. See röövib ära sinu julguse. Sellepärast, et sa hoiad pilgu enda peal. Ma veel kord ütlen, ma näen nägemust praegu jälle uuesti. Ma näen nägemust, kuidas mitmetel inimestel siin on palvevastused ukse taga juba kingikotiga. Ma näen seda lihtsalt. Palun tee uks lahti ja võta see vastu, mida ta on sulle ammu juba saatnud siin ukse taha. See on täpselt see, et tuleb kirjakandja ja sa ei lase ukse sisse, eks ole. On nii? Või keegi näiteks pakub sulle midagi, palun võtta, ei, ma usun. Ei, no võta vastu, näed, see on minu käes. Ei, ma ei saa võtta vastu, ma usun, ma käin usus. Sa ei käi usus, sa käid rumalusest siis, eks ole, kui me vastu ei võta seda, mida Jumal on meile valmis pannud. Nii et mul on nagu väga-väga südames sulle öelda, et mitmetel inimestel siin täna on juba palvevastused käes, aga füüsilises maailmas ei ole need teostunud. Ja kui sa tunned, et midagi on takistuseks, siis on see just nimelt see, et sa küsid, kui sa tahad Jumal. Ära küsi enam tema käest, kui sa tahad. Võta see lihtsalt vastu, mida tema on sulle saatnud. Ja kui on vaja mingit sõna, küsi, ta annab sulle. Mina olen täiesti veendunud, et Jumal räägib iga inimesega selles keeles, millest ta aru saab. Ta ei räägi sinuga selles keeles, millest sa aru ei saa. Eks ole? Kui minul on 1-aastane laps, kes on alles käima õppinud, siis ma ei viska talle autovõtmed ja ütle talle, kuule, mine viitsi. Ma ei viitsi minna, käi ise poes too piima. On ju? Ma ei anna 1-aastasele. Ma ei räägi, ta ei saa isegi aru, millest ma räägin, eks ju. Ta pole autot näinudki võib-olla veel. Ja. Aga kui ma ütlen seda 18 või 20-aastasele, siis ta saab täpselt aru, millest ma räägin. Nii et Jumal räägib sinu usu tasandil ja selleks, et sa saaksid läbi murda. Kui sa ei tea, milles on asi, siis sa vajad kuulda tema sõna, sest tema sõnale saad sa selle usu rajada ja nii nagu ta ütles, kui sa kuuled seda, siis tee selle järgi. Siis on sinu maja igas mõttes, seda võib üldise eluplaaniga tõlgendada, aga seda võib öelda ka konkreetse olukorra kohta. Kui sa rajad oma usu sõnale, kui sa rajad sellele, mis tema on sulle öelnud, siis sa käid mööda vett. Siis sa käid mööda vett ja siis su maja on rajatud kaljule. Usu mind, paljudel inimestel on juba ukse taga. Tee uks lahti ja võta see vastu, mis ta on sulle saatnud. On nii? Jeesuse nimel, aamen.